Mis sa arvad, kes praeb paremini liha, kas mees või naine? Ma arvan, mõlemad võivad seda väga hästi teha. Meie kodus kindlasti mees. Liha? Jumal, mina ei tea. Mina näen kõige paremini liha. Kui ma olen liha teinud 50 aastat oma elust arvatavasti. Ma arvan, et iga inimene, kes on 50 aastat oma elust teinud liha, teeb seda kõige paremini, olemata sellest, kas ta mees või naine. Tead, ma kahtlustan, et isegi mees. Aga sa aia? Vist naine. Ma arvan, et ka siin ei ole erilist vahet. Vaja on lihtsalt natuke kokakunsti teadmise oskust ja võib-olla ise harjutamist. Ma kunagi ei osanud üldse süüa teha, nüüd mulle täitsa meeldib ja väga mõnus on ja kõik võiksid isegi proovida soost hoolimata. Kummad on tugevamad, kas poisid või tüdrukud? See sõltub kontekstist. Kuskil riikides on niimoodi, et kui näiteks lennuõnnetusel hukkub abielupaar, siis selleks, et pärast selgeks teha, kellele läheb näiteks pärandus, see oli väga tähtis sulle, siis loetakse, et naised on visavamad, tugevamad ja elavad kauem kui mehed. Et naise hing on tugevam. Oleneb mis mõttes. Ma arvan, võib-olla muskleram võib mõnel poisil olla tugevam, aga mõne muu asja koha pealt võib olla mõni tüdruk tugevam. Ütle, kas sulle meeldib käia rohkem restoranidest, kus on kokkadeks mehed või naised? Ma tavaliselt ei tea, kes kokkadeks on, kui ma restoranis käin. Kas peaks uurima või küsima, ma ei tea, pole kunagi vähe tulnud sellist mõtet. Mis sa arvad, kes autot paremini remondib? No mis küsimus? See, kes sellest rohkem huvitab, see remondibki. Ma arvan, et auto luksed parandab autot kõige paremini.